Alustame siis sellest, et botoxit ei süstita huultesse. Ei süstita. Jou, ma olen Mondela ja tere tulemast lõpuks tagasi minu kanalile. Ma olin siin viimati eelmisel aastal ja ma olen tegelenud veits siukse YouTube'i blogiga. Ma nagu väga ei ole tahtnud siia tulla, mitte et mul YouTube'i vastu midagi oleks, aga ma ei tahtnud ka neid videosi vaadata. Ühesõnaga, mul oli lihtsalt YouTube'i blog. Loodate mõistate mind. Aga ma olen teile võlgu juba detsembri algusest ühe kogemusloo. Nimelt käisime siis huuli süstimas ja ma näitan teile neid klippe ja murran maha mõned müüdid, kui ma olen need klipid ära näidanud ja räägime natukene siis, mida minu armas tehnikspetsialist Hedi Rimm, kes mind süstis, siis mulle õpetas, et kuidas tegelikult asjad käivad. Ma kirjutasin talle mingi hunniku küsimusi, et lihtsalt ise veits targem olla ja et ma teaks, mida ma teile räägin. Rokol on nohu. Kui te kuulate taga taustal imelikke hääli, siis on tema nohu. Näiteks see hääl. Igal juhul, vaatame siis klippe ja siis räägime natuke juttu. Tee natukene huul lahti. Ma teen esimesed väiksed tootekesed. Teen esimese lihtsalt ära. Kuidas oli? Ma ei toonudki. Teen natuke huul lahti, siis ma näen, kus ma olen. Hinga. Väga tubli oled. See ei olnud sul, see oli nagu huule pealt põnni pidistamine. Pisara võttis ikka natuke silma. Jaa, ta võtab pisara silma. Ja nüüd nagu ma vaata ütlesin ka, et ühel poolel sul ei ole kontuuri. Teen natuke seda kontuuri. On ju? Sina ütle, kui sa tahad puhuta. Super. Väga super. Kõik on hästi. Ära üldse närveeri. Hinga. Kõik on absoluutselt hästi. Ma tean, et hullem on möödas. Kõige hullem on möödas. See, kust ma alustasin, see on kõige valusam koht. Jälle lihtsalt vahepeal ma puhastan, siis ma vaatan, kas see sümmeetria on. Nii, ja nüüd ma lähen alla ja arvesti olete, eks ole, sellega ka, et alumine huul peabki olema suurem kui ja tahaks küll näha, ma nii põnev. Ja ma näitan sulle. No võid anda Heidi peegli. Vaata praegu. Wow. Oh, ma olen nagu nuku näoga. Suledki nukku. Vau. Mul on huuled, mida värvida. Nii. Kuidas teile meeldisid need klipid? Ma võin kohe öelda, et minu jaoks ei olnud see valu üks koht ja ma arvan, et te saite aru ka, et mul oli see valus oli siis, kui mulle siia keskele tehti. Aga see oligi täpselt nagu niimoodi ja kõik, see ei olnud mingi järelvaluga asi, käis ülikähku ja kogu see protseduur ise käis ka super kähku ja ma olen 2 korda nüüd käinud, sest et mul olid enne nagu super pisikesed huuled, mul ei olnud ülahuult, ehk siis põhimõtteliselt ta hakkas mulle siis sinna nii-öelda selle ainega, see on hyaluroonhappe baasil olev preparaat. Hyaluroon. Ma ei saa kunagi selle sõnaga hakkama. Igal juhul see aine, see preparaat, siis pidi neid tunneleid nii-öelda ehitama mulle siia huulde ja miks ma olen 2 korda käinud on see, et ühe korra ei tohi panna liiga palju, sest see võib ummistada. Heidi, kas ma ütlesin õigesti? Ma loodan, et ma ütlesin õigesti. Igal juhul. Alustame siis sellest, et botoxit ei süstita huultesse. Ei süstita. Et kui keegi käis huuli süstimas, siis ärge minge talt küsima, et kas sa botoxit teinud, sest et ei. Botoxit tehakse näiteks, kui inimesel on otsa ees kortsud. Mul veel ei ole, õnneks vist. Igal juhul, botoliinsüste tehakse siis miimika pidurdamiseks, on Hedi mulle kirjutanud.
tüsistused, mida kindlasti paljud kardavad, on võimalikud eriti siis, kui te lähete kuskile põrandaalusesse kohta oma huuli süstima. Palun ärge tehke seda. Mina isiklikult käisin Faceline'is. Ma sinna läksin, oli esiteks see, et kui ma hakkasin üldse kaaluma seda, et huuli süstida, ma ütlesin oma emale seda, et okei, et see oleks sulle fine, kuigi ma olen 23-aastane, siis ma tahan, et see oleks nagu okei mu vanematele, mida ma teen. Ja siis ma lasin oma emale otsustada, kuhu kliinikusse ma lähen. Ja kuna tema tunneb Faceline'i omanikke, lapsepõlvest saati juba muide, siis ta ütles, et sinna olen nõus ja sinna sa lähed, tätsid, mul ei olnud rohkem valikut. Ja siis ma alles hakkasin natukene uurima nende kohta, ei mitte ühtegi mingisugust negatiivset arvustust isegi. Et muidugi inimesed on nii erinevad, aga minule nad väga sobisid ja üli mõnus. Nii, lähme edasi siit. Tavalised kõrvalnähud on siis paistetus, sinikad ja kerge valulikkus. Minul ei olnud mitte midagi. Mul nagu ilmselgelt natukene sel hetkel, kui need süstid ära tegid, mul nagu oli rohkem paistes, aga ma nagu kind of oleks tahtnud, et nad oleksidki mul nii suureks jäänud. Ma lähen nüüd ühe korra veel, nii et loodame, et siis saavutame selle tulemuse. Aga üldiselt Hedi on kirjutanud, et kõik sümptomid mööduvad paari päevaga ja sinikad võivad olla siis kuni paar nädalat, aga see on nagu täiesti okei ja selle üle ei pea ka nagu muretsema. Et ma olen näinud omal tuttavatel, kellel ongi lihtsalt nagu suured sinised huuled kohe peale seda, et nagu ma veits põdesin seda, sest ma käin koolis ja tööl, kuigi praegu ma olen kodus kogu aeg, aga siis ma veel käisin ringi. Igal juhul täiesti teemaväline, aga kõrvalnähtude puhul on siis üks selline kõige kardetum tüsistus, mis on siis vaskulaarne okklusioon. Vot selline nimi. See tähendab siis veresoonte ummistust, mille tagajärjel vereringe huulest seiskub. Kui sa kohe korda ei saa, siis tekib kudede kärbumine. Okei. See tundub hirmus ehk nagu päriselt valige väga tõsiselt, kuhu te lähete. Et kui selline asi juhtub sul kuskil heas kliinikus, sest et tüsistusi võib ju alati juhtuda selliste asjadega, siis kui sa oled heas kohas, siis on vähemalt sul professionaal kohe kõrval, kes saab selle koheselt ära parandada. Aga kui sa oled kuskil X kohas ja reaalselt inimene ei tea, mida ta teeb, siis nagu see ei ole naljaasi, sellist asjad võivad lõpuks eluohtlikud olla. Üks asi, mida veel palju kardetakse, on pardihuuled. Mul ei ole pardihuuled ja ma olen 2 korda käinud. Ehk siis väga palju sõltub tehniku enda käekirjast. Minule Hedi ütles kohe, et mina olen noor tüdruk ja tema noori tüdrukuid ära ei riku. Ehk siis tema mind üle ei süsti, isegi kui ma lähen sinna, et davai, nüüd teeme juurde. Aga on kindlasti ka neid tehnikuid, ma ei räägi nimedest, sest ma ei tea, aga on kindlasti neid, kes neid ei huvita nagu see, mis on ilus ja loomulik, vaid neid huvitab see raha, mis nad sealt saavad. Ja kahjuks on nagu neid inimesi, kes teevad lihtsalt puhtalt raha eest inimesi teadlikult koledaks. Nii et valige järjekordselt tehnikut, kliinikut, uurige, möllake, sest et nagu see tulemus peaks kestma, kui ma ei eksi, siis 4-6 kuud. Ehk siis see ei ole niivõrd pikk aeg, aga kujuta ette, et sulle üldse ei meeldi, sind on nagu tõsiselt pardiks süstitud ja sa pead pool aastat selline välja nägema. Ei taha, eks? Igal juhul, mis veel on see, et kui 4-6 kuud on möödas ja sa lähed uuesti süstima, siis kestab see kauem kui 4-6 kuud. Oli arusaadav? Ma loodan, et oli. Mida sa peaksid kindlasti teadma enne, kui sa lähed sellist asja tegema, on see, et kui kasutatakse sellist preparaati, kus sees on aine nimega lidokaiin ja sul on allergia, siis no go, ei saa teha. Nii et sa võiksid teada, kas sul on mingite ravimite vastu allergiaid. Minul on näiteks sellise aine vastu nagu penitsiliin allergia, aga see ei puutu asjasse. Lihtsalt ma tean oma allergiaid ja sina ka oma allergiaid. Arvestada tuleb, nagu ma enne rääkisin, sinikate ja paistetusega.
Ma ei tea, kas üldiselt tehakse, aga see konkreetne kliinik ei tee ka rasedatele ja imetavatele emadele süste. Ju siis see midagi võib mõjutada ja nemad ei võta seda enda peale. Siis kui on ohatis, siis ei tohi üldse minna, sest et enne kui ma üldse siin esimest korda helistasin ja nendega rääkisin, siis mulle öeldi kohe, et kui sul on ohatis, siis see on ohtlik, tohi tulla. Ja ma veel kartsin, et talvisel perioodil mul ikka vahepeal on ja raudselt mul on alati selliste asjadega niimoodi, et siis kui ei ole vaja, siis on alati. Noh, kõige puhul mitte ainult ohatista, vaid mingi punnid ja asjad. Täna ma filmin üle pika ja ilmselgelt mul on punn näos. Vot, nii. Siis, mida veel? 2 nädalat peale seda ei tohi minna sauna ega kuuma päikse kätte. Noh, ega mitte ka siis ilmselgelt solaariumisse, ja ma olen ka kuulnud, et tegelikult nagu selline hull füüsiline trenn ei ole väga-väga hea. Siis 48 enne ja pärast protseduuri ära joo veini ega üldse mingit alkoholi, sest et mina läksin sinna niimoodi, et mul ei olnud 48 tundi möödas sellest, kui ma viimati veinipokaali jõin. Ehk siis ma sain seal selle teada ja siis ta lihtsalt ütleski mulle, et et tegelikult ei ole soovitatav, et sul võivad tekkida nagu suuremad sinikad selle tõttu, aga ma olen õnnistatud vist. Mis siis veel kardetakse, on siis see huulte deformeerumine, et pärast kui see aine ladustub ära sul huultest, et siis sa ei saa enam oma huulekuju tagasi. Tegelikult on niimoodi, et isegi kui sa oled pardihuuled endale lasknud teha, siis on võimalik mingisuguste lahustatavate ainetega taastada ka su täielik huulekuju, aga siis see lihtsalt võtab nagu väga kaua aega. Aga kui sul on sellised nagu mul, mis ei ole pardiks tehtud ja sa ei lähe näiteks nüüd mõne kuu pärast uuesti tegema, siis ei juhtu mitte midagi ja sinu tavalised pisikesed huuled on oma algsel kujul. Muidugi ma pidin uurima, kunagi oli, võib-olla mäletate, selline Kylie Jenneri huulte trend, et pandi siis mingisugune kas spetsiaalne selline huulte vaakumtopsik või siis mingisugune lihtsalt väike topsik. You name it, igast asjadega tehti, ma mäletan. Et hakati huuli vaakumisse tõmbama, ma ise proovisin seda ka ja rõve valus oli, nagu rõve valus oli. Näiteks kui ma tulin huuli süstimast, siis mul ei olnud ka nagu valus, aga peale selle vaakumiga tegemist oli rõve valus. Ja siis ma uurisin Hedi käest, et mis ta arvab sellest, et niimoodi tehti ja mida see nagu kaasa võib tuua. Ja siis ta ütles, et see ei ole nagu kindlasti hea mõte, mida teha, see ei ole tervislik asi, mida teha. Et see võib huuled sul ebasümmeetriliseks jätta, kui sa niimoodi neid seal imed. See ei ole siis ju visuaalselt ilmselgelt ilus, võivad tekkida suured sinikad ja lõhkuda isegi kapillaare su huultes. Ja eriti näiteks, kui sul on varem täitesüstid all tehtud, et siis see tulemus, sa võid sellega oma tulemuse ära rikkuda. Ehk siis ärge lollitage oma huultega ise mitte kunagi, kui te tahate teha selliseid protseduure, siis nagu ma juba mitu korda olen öelnud, valige kliinikut, valige tehnikut. Ma loodan, et see oli informatiivne. Ja ma loodan, et teil on hea meel näha, et ma olen tagasi ja ma peaksin ilmselt tegema teile väikse update'i, mida ma vahepeal teinud olen, sest ma viimati filmisin natukene enne jõule. Mul oli vahepeal sünnipäev, mul oli Instagramis terve nädal loosi nädal üliägedate ettevõtete ja teenusepakkujatega ja ma olen super tänulik selle nädala eest. Ma väga palju tööd teinud, väga palju koolis käinud, mitte küll füüsiliselt, aga Zoomis. Ehk siis väga palju teen kogu aeg. Sellel rõõmsal noodil, kui kiire mul kogu aeg on, ma ka teiega hetkel lõpetan. Sest et mina pean nüüd minema oma emmele külla. That's it. Ma update'in seda, kui ma olen nüüd viimast korda veel käinud süstimas ka Instagrami stories, nii et